Ükskõik kui väga Donald Trump ka ei püüaks vastupidist leita, teatas Iraan täna ametlikult oma õigustest Hormuzi väinale ja kuulutas välja pasulise läbipääsu kõigile laevadele, hoolimata Ameerika Ühendriikide seisukohast. Läbirääkimisrühmade selja taga leppisid Omaan ja Iraan salaja kokku ning nüüd edendavad nad plaani, mis võib kardinaalselt muuta laevanduse reegleid läbi Hormuzi väina. Nüüd nõuab ka Omaan laevadele tasulist läbipääsu ning ma tuletan meelde, et Hormuzi väina jagavad omavahel just Iraan ja Omaan. Kui ka ametlikult räägitakse vabatahtlikest maksetest, ei varja Teheran, et peab meid kohustuslikuks makseks. Donald Trump kiitles täna edukate läbirääkimistega Iraaniga, samal ajal kui Iraan ise esitas USA-le uued nõudmised lõpliku rahuleppe allkirjastamiseks. Pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid ja Iraan leppisid kokku vastastikuste rünnakute lõpetamises ja konsultatsioonide pidamises Kataris Hormuzi väinas laevanduse küsimustes, muutus olukord taas keerulisemaks Teherani seisukoha tõttu. Iraan teatas, et ei kavatse pidada läbirääkimisi Ameerika Ühendriikide kõrgete ametnikega, kuid probleem Washingtoni jaoks seisab selles, et samal ajal, kui Trump kiitles oma saavutustega, olid teised juba tema selja taga kokkuleppele jõudnud. Selles saates analüüsime koos teiega ka andmeid laevanduse kohta armusi Hormuzi väinas. Need näitavad, et sõjaeelsel tasemele on veel väga pikk tee minna. Samal ajal teatas USA asepresident J.D. Vance, et Ameerikal on veel palju erinevaid kaarte ja trumpe varrukas, mida nad on valmis Iraani vastu kasutama. Kuid USA on valmis leppima ka sõja vahepealse eduga. Praegu toimuvad Kataris läbirääkimised USA ja Iraani vahel, seega arutame viimaseid uudiseid, nagu öeldakse, otse sündmuste keskelt. Minu nimi on Aleksei Bitši, arutame neid teemasid koos, kuid enne kui alustame, palun tellige kanal, pange like ja jätke selle video alla oma kommentaar. Ja samuti liituge minu Telegrami kanaliga Bitši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need saabuvad. Alustame siis loomulikult Iraani teemaga. USA president Donald Trump kommenteeris läbirääkimisi Iraaniga ja ütles, et Washington saab Teheraniga väga hästi läbi. Tema sõnul möödusid hiljutised kohtumised Kataris väga hästi. Järgneb Donald Trumpi tsitaat. Iraani denukleariseerimine edeneb hästi. Neil olid väga head kohtumised, aveks näis. Nendest kohtumistest tuleks muidugi veidi lähemalt rääkida, sest tegelikult neid ju ei toimunudki. Aga Trumpi jaoks möödusid need hästi. Mainin, et kolmapäeval pidasid USA ja Iraan Dohas tehnilisi läbirääkimisi. Osapooled arutasid laevade liikumist läbi Hormuzi väina ja relvarahu küsimust. Kolmapäeval kohtusid Trumpi saadikud Jared Kushner ja Steven Witkov Katari peaministriga, kes on läbirääkimiste vahendaja. Kuigi algselt teatas Trump just otsestest läbirääkimistest Iraaniga, kuid otseseid läbirääkimisi ei toimunud. Ja just iraanlaste soovimatus pidada otseseid läbirääkimisi Ameerika esindajatega näitab, et Teheran ajab paralleelset mängu. Ja ütleme nii, paralleelset diplomaatilist rada. Tuletan meelde, et Iraan teatas teisipäeval, et ei kavatse kohtuda Katarisse saabunud Ameerika Ühendriikide kõrgete esindajatega. Need on Witkov ja Kushner. Selline Teherani seisukoht raskendab pikaajalise rahuleppe sõlmimise väljavaateid riikide vahel. Ja nüüd teatasid Iraani ametnikud, et enne keerulisemate küsimuste, näiteks võimalike tuumaprogrammi piirangute arutamist, peavad pooled lahendama kõik 2 nädalat tagasi kokkulepitud relvarahu tingimused. See hõlmab sanktsioonide tühistamist, blokaadi lõpetamist, Iraani varade külmutamise lõpetamist ja nii edasi. Need avaldused näitavad, et Washington ja Teheran on endiselt kaugel kompromissi saavutamisest võtmeküsimustes. Ja esialgsest raamkokkuleppest see näeb ette, et Iraan peab loobuma Hormuzi väina blokeerimisest vastutasuks rahaliste stiimulite eest. Pärast seda on pooltel 60 päeva aega alalise rahulepingu sõlmimise üle läbirääkimiste pidamiseks. Nii et neist 60 päevast on juba 2 nädalat möödas. USA presidendi Donald Trumpi väimees Jared Kushner ja eriesindaja Steven Witkov saabusid Dohasse läbirääkimistele, mida Valge Maja nimetas kõrgetasemelisteks kohtumisteks. Высокого уровня. Samal ajal teatasid Iraani ja Katari võimud, et Ameerika esindajad suhtlevad ainult vahendajate kaudu, mitte otse Iraani poolega. Ja nimetada seda kõrgetasemelisteks kohtumisteks ei ole korrektne. Ja just siin algabki kõik kõige huvitavam. Iraan on juba teatanud kontrollist Hormuzi väina üle.
laevandus läbi Hormuzi väina taastati osaliselt pärast sõda. Ja muide, Iraani ametnikud rõhutavad, et laevade liikumise kontrolli teostatakse koos Oomaniga, mis asub strateegilise väina vastaskaldal. Lisaks teatasid Teherani võimud kavatsusest alates augusti keskpaigast siiski kehtestada tasu laevade läbipääsu eest pärast 60-päevase läbirääkimise aja lõppu. Ja tegelikult, kui me vaatame vastastikuse mõistmise memorandumit, on Teheranil selleks täielik õigus ja Donald Trump kirjutas sellele alla. Ja siin tsiteerin Iraani peamist läbirääkijat Mohammad Bagir Kalibafit. Hormuzi väina suveräänsus kuulub Iraanile ja Omaanile ning liiklust väinas reguleerivad Iraani poolt määratud kokkulepped. Ja vaatamata sellele ebakindlusele langesid naftahinnad siiski pärast nädalavahetuse sündmusi, kui USA ründas Iraani sõjalisi objekte vastuseks kaubalaevadele suunatud droonirünnakutele. Ja Iraan ründas ka Ameerika sõjaväebaase Kuveidis ja Bahreinis. Samal ajal hoiatas ÜRO kaubanduse ja arengukonverents, et isegi pärast energiaturgude stabiliseerumist võivad kõige haavatavamad majandused jätkuvalt taga tugevalt kannatada toidu ja kütusehindade tõusu tõttu. Nad ütlevad, et kõik ei taastu nii lihtsalt, sellest kulub väga palju aega. Sõda on juba viinud ülemaailmse inflatsiooni kiirenemiseni. Seadus kontrollorgani kohta suurendas poliitilist survet Donald Trumpile enne novembris toimuvaid USA kongressi vahevalimisi, mille tulemused määravad USA seadusandliku organi kontrolli. Donald Trump ise ja USA rahandusminister Scott Bessent kutsusid Ameerika kütusemüüjaid üles siiski bensiinihindu langetama. Nad ütlevad, et vaadake, naftahinnad on juba langenud, nii et langetage ka bensiinihindu. Kuigi on väga kummaline, kui rahandusminister selliseid üleskutseid teeb, sest ta saab ju suurepäraselt aru, et samad tanklaketi nad müüvad praegu seda bensiini, mis osteti ajal, kui naftahinnad olid palju kõrgemad. Aga kuni nad jõuavad nende hindadeni, mis praegu on, läheb veel veidi aega. Ja ajutine kokkulepe USA ja Iraani vahel näeb samuti ette sõjategevuse lõpetamise Iisraeli ja Iraani toetatud rühmituse Hezbollah vahel Liibanonis. Kuid see on surmavalt ohtlik. Liibanoni parlamendi spiiker Nabih Berri, kes on Hezbollah liitlane, avaldas kahtlust USA vahendusel eelmisel nädalal sõlmitud eraldi raamkokkuleppe suhtes Liibanoni ja Iisraeli vahel. Analüütikud märgivad, et selline kokkulepe võib vaid kinnistada praeguse vastasseisu, kuna Iisraeli vägede lahkumine Lõuna-Liibanonist on otseselt seotud Hezbollah relvitustamisega. Kuid siiski on praeguste läbirääkimiste suurim komistuskivi Hormuzi väin. On asju, millest Donald Trump veel ei kiirusta avalikult rääkima, kuigi ta teab neist väga hästi. Ja see pole niisama, ma ütlesin natuke varem, et Iraan mängib oma paralleelset mängu. Samal ajal kui Trump kinnitab kõigile, et tal läheb suurepäraselt ja et ta saab Teheraniga väga hästi läbi, aga Teheran ajab oma asja. Omaan ja Iraan edendavad praegu ühisplaani, mis võib kardinaalselt muuta Hormuzi väina laevanduse reegleid, üks maailma tähtsamaid mereteid. Pärast Ameerika-Iraani sõja lõppu oli just Muscat see, kes tegi ettepaneku kehtestada tasu väina kasutamise eest. Ja kuigi ametlikult räägitakse Omaanis sellest kui vabatahtlikest maksetest, siis Teheranis ei varjata, et neid peetakse õigeks kohustuslikuks makseks. Muidugi on see vabatahtlik, aga kui te seda ei maksa, siis te lihtsalt ei pääse väinast läbi. Aga keegi ei nõua kelleltki midagi, kõik on vabatahtlikkuse alusel. Ja nüüd ma selgitan, kuidas see skeem töötab. Nagu täna teada saadi, on Omaan juba esitanud Ameerika Ühendriikidele ja teistele lääne liitlastele ametliku ettepaneku uue mehhanismi kohta, kuidas kasutada Hormuzi väina. Dokumendi kohaselt peavad laevandusettevõtted maksma makseid ja makse. Laevanduse turvalisuse tagamine selles väinas. Omaani pool rõhutab, et need maksed on vabatahtlikud ega ole klassikaline toll ega transiiditasu. Pakutakse eeskujuks võtta Malakka ja Singapuri väinamudel. Seal on juba aastaid tegutsenud spetsiaalne fond, kuhu valitsused ja eraettevõtted vabatahtlikult kannavad teatud summasid. Selle väina laevaliikluse ohutuse toetamiseks. Kuid Iraani pool tõlgendab kokkuleppeid teisiti. Ja üks Iraani kõrgetest ametnikest teatas, et maksed peaksid olema kohustuslikud.
ja neid jagatakse hiljem lihtsalt võrdselt Iraani ja Omaani vahel. Ta ütleb, see on meie ühine väin, me kogume raha ja jagame selle 2 peale pooleks. Oluline on meeles pidada, et enne sõda USA ja Iraani vahel oli Hormuzi väin endiselt avatud. See oli avatud, mis on oluline rahvusvaheline meretee, mida laevad said täiesti tasuta kasutada. Nii toimis see aastakümneid ja selgus, et seal oli üsna turvaline. Kuid see oli enne, kui Donald Trump otsustas Iraani rünnata. Kuid sõjategevuse ajal võttis Iraan tegelikult väina üle kontrolli ja blokeeris laevaliikluse. See tõi kaasa nafta maailmaturu hindade järsu tõusu. Nagu te mäletate, ületasid need $100 barreli kohta, kütuse hind tõusis paljudes maailma riikides. Pärast sõja lõppu on Teheran korduvalt teatanud, et kavatseb kasutada oma kontrolli väina üle majandusliku vahendina. Iraani välisminister Abbas Araghchi on juba teatanud, et Hormuzi väin ei naase enam kunagi sõjaeelsele staatusele, kus laevaliiklus oli täielikult tasuta. Nagu öeldakse, olid alles ajad. Siis tuli Trump. Kuid Washington ei toeta kategooriliselt ühtegi katset muuta Hormuzi väina läbimist tasuliseks. Aga ette rutates ütlen, et võib juhtuda, et Washingtoni arvamust ei võeta kuulda. USA välisminister Marco Rubio teatas, et Ameerika Ühendriigid on vastu igasugustele maksetele, ükskõik kuidas neid ka ei nimetataks, tollimaks, tasu või vabatahtlik annetus. Tema sõnul pole vahet, kuidas seda nimetada, kuid läbipääs peab olema vaba. Проход должен быть бесплатным. Varem nimetas USA president Donald Trump samuti vastuvõetamatuks ideed võtta tasu laevade läbipääsu eest läbi Hormuzi väina. Juba kevadel ähvardas ta isegi Omaani sõjaliste tagajärgedega, kui riik toetab selliseid algatusi. Sellest hoolimata jätkavad Ameerika läbirääkijad konsultatsioone Muscatiga ja loodavad leida kompromissi. See tähendab, et nad enam ei lükka tagasi. Nad juba ütlevad, kuulge, seda ei taha enam ainult Iraan, ka Omaan nõuab seda, nii et proovime siis kokkuleppele jõuda. Teeme nii, kui te äkki aru ei saanud, siis ma rõhutan seda mõtet. Iraan on nüüd Muscatiga kokku leppinud ja pannud kogu selle musta töö Omaani õlgadele. Nagu see pole ju nemad, kes seda ideed nii aktiivselt edendavad. See on nüüd Omaani idee, nii et tuleb kokkuleppele jõuda. Ja nüüd Omaani välisminister Badr al-Bussaidi rõhutab, et riik ei paku välja just transiiditasu kehtestamist, sest see oleks vastuolus rahvusvahelise õigusega. Ehk siis omaandlased ütlevad, kuulge, mingeid kohustuslikke makseid ei tule. Selle asemel tema enda sõnul räägitakse teenuste rahastamisest, mis on seotud laevanduse turvalisuse tagamisega, õnnetuste likvideerimisega ja keskkonnakaitsega. Ma ei hakka kordama, et enne sõda siiski veid toimis, kõik oli korras, nüüd on aga selgunud, et selle kõige jaoks on vaja raha. Järelikult märkis al-Bussaidi, et väina turvalises seisukorras hoidmine nõuab märkimisväärseid kulutusi. Aga kogu kavalus seisneb selles, et ainus oht Hormuzi väinas on Iraan. Ja just Iraan koos Omaaniga hakkavad koguma raha laevade kaitsmiseks Iraani ohu eest. Absurdne? Loomulikult. Aga just sellist skeemi edendavad praegu mõlemad riigid. Euroopa diplomaadid tunnistavad, et neile ei meeldi uute maksete idee, kuid praegu on peamine ülesanne muuta võimalik mehhanism selliseks, et see ei oleks vastuolus rahvusvahelise õigusega. Rahvusvahelise mereorganisatsiooni peasekretär Arsenio Dominguez teatas täna, et kõik kohustuslikud tasud oleksid ebaseaduslikud. Samal ajal lubas ta luua vabatahtlikke makseid ja süsteemi, kui see töötab sarnaselt Malacca väinaga. See tähendab, et Euroopas ei olda üldiselt vastu tasu võtmisele laevade läbipääsu eest läbi Hormuzi väina. Lihtsalt otsitakse võimalusi, kuidas seda nimetada nii, et see ei näiks kui väljapressimine. Ja kui nad leiavad viisi, kuidas seda teha, aga nad on selle juba välja mõeldud, siis tõenäoliselt ameeriklased sellele vastu seista ei suuda. Ja just selles kontekstis andis Saudi Araabia välisminister prints Faisal bin Farhan sellele olukorrale lihtsalt geniaalse hinnangu. Järgneb tema tsitaat. Miks me peaksime nõustama uute reeglitega Hormuzi väinas ainult sellepärast, et puhkes sõda? Aga Donald Trumpil sellele küsimusele vastust ei ole. Ja nüüd kõige tähtsam. Muscatis on juba otse välja öeldud, et seni kuni Trumpi saadikud Witkov ja Kushner peavad Kataris oma läbirääkimisi,
lähiajal plaanivad Iraan ja Omaan alustada ametlikke läbirääkimisi Hormuzi väina tulevase laevanduskorra üle. Just see teema jääb üheks võtmeküsimuseks USA ja Iraani läbirääkimistel pärast raamrahu kokkuleppe sõlmimist. Ja kui pooled siiski jõuavad kokkuleppele uues rahastamismehhanismis, võib see saada kõige olulisemaks muudatuseks Hormuzi väina kasutamise reeglites viimaste aastakümnete jooksul. Ja see võib oluliselt mõjutada maailmakaubandust. Kuna just selle marsruudi kaudu liigub umbes 1/5 maailma naftaekspordist ja märkimisväärsed kogused veeldatud maagaasi. Muide, Marine Traffic andmetel laevaliiklus Hormuzi väinas järk-järgult suureneb. Eile registreeriti seal 34 ületust, kuid see on siiski kaugel sõjaeelsest keskmisest, mis oli umbes 100 ületust päevas. Hoolimata laevaliikluse suurenemisest püsivad turvaprobleemid, mille vastu muide Omaan ja Iraan kavatsevad justkui kindlustust pakkuda. Teatati, et Ühendatud Mere Infokeskus teatas teisipäeva õhtul, et, tsiteerin, Hormuzi väinas on mereturvalisuse ohutase tõstetud oluliseks. Lisaks püsib täiendav miinioht ning jätkuvad miinide kahjutuks tegemise operatsioonid. Kaubalaevad läbivad väina nii lõunapoolset Omaani koridori kui ka põhjamarsruuti, mida kontrollib Iraan. Ja siin on midagi huvitavat. Vastavalt vastastikuse mõistmise memorandumile, mille Donald Trump allkirjastas 17. juunil, on Ameerika Ühendriikidel aega kuni 19. juulini, et täielikult lõpetada Iraani sadamate mereblokaad. Ja Iraanilt oodatakse vastuseks kõiki pingutusi kaubavoogude taastamiseks sõjaeelsel tasemele selle sama perioodi jooksul. Kuid on selgelt märgitud, et see ei taga seda. See tähendab, et ameeriklased peavad kogu blokaadi lõpetama, aga iraanlased teevad jõupingutusi, et ka oma blokaad lõpetada. Ja nüüd, vastavalt Tankervekkeri analüüsile, pärast ametliku blokaadi lõpetamist, mille USA 2 nädalat tagasi lõpetas, on Iraan juba eksportinud umbes 50 miljonit barrelit toornaftat. Samal ajal kui teised Pärsia lahe riigid kogevad raskusi oma ekspordi korraldamisel. Sest Pärsia laht on praegu täis neid tankerilaevu, mis ei suuda kuidagi Hormuzi väinast välja pääseda. Täna jooksis seal madalikule veel üks hiiglaslik tanker, sulgedes osa väinast. Ja siin ongi peamine lõks, kuhu Donald Trump sattus. See kõlab nii. 17. juuni lepingus ei käsitleta küsimust, kas Iraan säilitab lõpuks kontrolli Hormuzi väina üle. Seal on selgelt kirjas, et laevad saavad tasuta läbi sõita ainult 60 päeva jooksul. Kuni Iraan ja tema Pärsia lahe naabrid lepivad kokku uues Hormuzi väina lepingus, mis tähendab, et Iraanil võib lubada tasu võtta. Ja me näeme, kuhu suunda need läbirääkimised liiguvad. Samal ajal üritas Ameerika Ühendriikide asepresident J.D. Vance midagi meile öelda, aga ausalt öeldes ma ei saanudki aru, mida ta tahtis öelda. No võib-olla teie saate aru. J.D. Vance teatas, et Iraaniga peetavatel läbirääkimistel tuleb veel palju kaarte lauale panna. Kui Teheran, nagu Vance märgib, reageerib õigesti, siis vaatavad kõik tagasi ja ütlevad, et kõik algas puhtalt lehelt. Vastasel juhul, kui Iraan käitub halvasti, on USA-l, nagu Vance ütles, palju survepunkte, et tagada Ameerikale soodne tulemus. Lubage mul edasi tuua täielik tsitaat J.D. Vance'ilt. Kõigil on soov öelda, et kõik on läbi. Või Tiima K. Demokraadid ja ausalt öeldes isegi mõned vabariiklased ütlevad, see näitab, et Donald Trump andis järele. Teised ütlevad, et kõik on läbi ja iraanlased ütlevad ühte-teist. Ja mina oleksin äärmiselt skeptiline kõige suhtes, mida praegu räägitakse. Aga hea uudis on see, et meil on administratsioon, meil on Ameerika Ühendriikide president Donald Trump, kes pidevalt püüab aru saada, kuidas saada Ameerika rahvale eelist. Ma usun lõpuks kindlalt, et me vaatame sellele hetkele tagasi ja ütleme, me jõudsime hea tulemuseni. See nõuab suurt tööd mitte ainult läbirääkimiste suunal, vaid ka teistel suundadel.
Üldiselt sõbrad, kui te saite aru, millised kaardid on Donald Trumpil veel Iraani suhtes alles ja millal ta nüüd välja käib, siis palun kirjutage kommentaaridesse, lähtudes sellest J.D. Vance'i avaldusest. Sest ma kuulasin seda Vance'i avaldust mitu korda üle ja ikkagi ei saanud aru, kuhu ta sellega välja tahab jõuda. Ta ütleb, et meil on super ülikõva president, kes, pange tähele, kogu aeg üritab aru saada, kuidas saada Ameerika rahvale eelis. Üritab aru saada. Ehk siis tal polnudki alguses mingit strateegiat. Kui ta sõda alustas, kas ta sai aru, kuhu ta end segab või alles nüüd üritab ta aru saada, mida edasi teha. Siis ta ütleb, on olemas kaardid ja me kasutame neid. Millised kaardid? Millised? Kus? Oleks kaardid olemas, oleksime neid juba kasutanud, aga ilmselt neid ei ole. Ja me näeme, et Iraan saab hüvesid, palju igasuguseid eelistusi, samal ajal kui Trump püüab aru saada, kuidas saada eelist Ameerika rahvale. See on läbirääkimiste etapis pärast kui kaua? 2 kuud sõda, isegi rohkem kui 2 kuud. Siia panen 3 punkti, teie arvamus, teie järeldused, kirjutage selle saate all kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha ükskõik millise annetusega, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja rekvisiite. Seal ongi kirjas, toetada kanalit Aleksei Betšen, valige endale sobiv viis. Olen tänulik igasuguse toetuse eest. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head.